Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Taas on Rottu tulnud jalgpallistuudio ja seda siis vaid päevase vahega, sellepärast nagu Aivar Pohlak ütles, et toimus meil Lillerüla staadionil võib-olla tähtsuselt teine sündmus ajaloos peale kuulsat Eesti-Iirimaa play-off mängu. Kas see oli nii või ei olnud, vahet ei ole, aga fakt on see, et Aivar Pohlak siis jalgpalliliidu üldkorul võitis presidendi valimise ülikindlalt ehk häältega 68-34 ja natukene siin rääkida valimistest, miks see nii läks, kas see oli üllatav ja natukene siis võib-olla saate teises pooles vaataks ka, mis seal slaididel üldse näidati, et kas see jalgpalliliidul üleüldse rahaliselt läheb. Et seda võtame rottu siis nagu ikka. Minu teine parem käsi selles saates jätkuvalt on Madis Kalvet, tervist! Tere! Ja siis seekord ta istub siis ühel toolil inimene, kes võib-olla meie toimetus kõige rohkem selle valimise asjaga keskel oli ja suhtles ja oli ja rääkis, et Gunnar Lehest, meie suur pealik. Oota, ma ei saa, ma räägin telefoniga praegu. Jah, õige. Alustaks sellest, et 68-34, ma arvan kõigilt meilt küsiti eelnevatel päevadel erinevate inimeste poolt pidevalt, et kas Klaavan võidab ja siis mina ütlesin alati, et ei võida. Aga kas see 68-34 nii suur ülekaal, kas on üllatav, Madis? Ütleme nii, et ma eile hommikul rääkisin ühe inimesega, kes on tegev poliitringkondades ja ei ole kummagi kampaaniaga seotud ja aga tamas ta on ka jalgpalliskeenes tegelev ja siis ta ütles, ta on ka väga palju klubidega suhelnud ja siis kui mina tõin oma selle nimekirja päev varem välja, et kes klubid seal on, tema luges mul kohe veel 10 juurde, kes on veel kindlalt Aivari poolt on ja siis seal vist äkki ühe lisas Klaavanile ka ja siis tema ütles mulle, et pane tähele, et Pohlak võidab 65-35 ja te sellt ütles, et tema enda puhta vaatluse põhjal, nagu, et nii palju, kui ta on klubidega suhelnud. Et ütleme nii, et päris hea info oli talle. Kas võtaks selle üldse happeningi kokku, et nagu Pohlakusid kõne oli päris veene. Ma tean, et kõned ei otsusta mitte midagi. Mõned klubid ütles, et nemad otsustavad selle põhjal. See on bullshit, mis asja. Nii loll ei saa olla, et sa lähed sinna kohale ja siis alles otsustad. Mõned väitsid, et nad teevad nii. Et see Pohlakud kõne oli päris veene. Et Gunnar see ta justki, eks ole, seda on nüüd 3 kuud vaikinud, 3 kuud on 6 aega vaikinud, mitte millelegi vastanud. Siis laias lastus ta ütles, et see oli selles mõttes valik selleks, et mitte selles lõhestamises osaleda. Ta on häbi, milliseks see kampaania läks ja laias lastus need olid põhipointid. Et oli see veenev see selgitus, et ütleme, olgem ausalt, avalikkuse sellised lihtinimese. Ta ikkagi Pohlak kaotas selja tagant ära ja mina ütleks, seal oli ikka tema enda süü, et ta kadus ära. Kõne oli kõige võimsam asi üldse selle eilse päeva lõikes, aga mis seda vaikimist puudutab, siis viisakalt öeldes oli selline päris asi, mida teha. Et läks minu arvates lihtsama vastupanu teed. Raskem oleks olnud kindlasti asjalikke debatte pidada, vastata kõikidele küsimustele, mis ajakirjandusel tekivad, aga lihtsam oli lihtsalt kõrvalt vaadata ja lasta Klaavanil teha soolot. Aga seda on nii palju öeldud, et aastal 2025 üks valimiskampaania ei peaks niimoodi välja nägema. Kas see, kuidas te üldse huvitav, et selle avalikkuse taha saamine nüüd on mis selline järgmine põhipoint, mida teha, et olgem ausad, et ma ei näinud ühtegi küsitlust, kus Klaavani pooldamine oleks alla 90% alt, mis on selles mõttes väga jõhker. Ja nüüd jäi see, mis oligi see kõige suurem oht, et jäigi ikkagi mulje, et seal kuskil tagatubades tehti asi ära ja savi see, mida, mis on kõik kummalisem vaadates, kuidas nad esinesid üsna närvis. Klaavan versus selline väga veenev. Pohlak kurat oleks suutnud selle avalikkuse ka ära veenda tegelikult, olgem ausad. Tegelikult oleks, see mõttes ta oli nii palju veennud. Aga näed, selle asemel tehti tagatubades ära. Inimesed, lihtinimene tahab Klaavanit klubid, 70 klubi, tegelikult on, mina ütlen ka, et 50-30 on see vahe, 50 klubi ütleb, et meile kõik see väga meeldib ja kõik on tore. Üks avalikkus reageerib järgmisel kodumängul, mis see on meil oktoobris või? Septembris on ka Andorraga maavestusmäng, aga juba seal saate näha täistribüüne. Aga kas ma küsin niimoodi, kas Klaavan oleks saanud üldse midagi teistmoodi teha? Et kas nad tegid valesti lõpuks midagi? See on räägitud erinevates meediamajades Klaavani vigadest.
mina arvan, et ta tegi ühe vea. Ta tegi selle vea, et ta ei läinud 26 mai sinna debatile. See oli ainus võimalus üldse debatti pidada. See oli tegelikult juba 6 aega enne, kui see debatt toimus. Minul oli teada, et see on ainus võimalus. Oli juba signaal, et Aivar ei soovi see oli jaanuaris, oli teada, et debatti tule, see oli aga mine kohale, ütle, et mina tulin siia sinu debatile ja rõhuta seda igas küsimuses, et see ei ole sinu korraldatud ja viska kinnas, et davai, nüüd tulge, me korraldame Laagri Kunstmuru staadionil, see mis kohe ära vahetatakse, korraldame uue debatti, et tule sinna ka. Et võib-olla oleks Aivar tulnud, võib-olla ei oleks, aga vähemalt me oleks ühte debatti näinud. No ma arvan kokkuvõttes see tulemust ei oleks väga palju mõjutanud, et ma ei usu, et selle debati pealt nüüd oleks mingid klubid hüppanud Klaavani paati. Pigem kui mina olen, nii palju kui suhelnud olen, siis ütleme nii, et klubid on väga erinevad, klubid ilmselt vajavad väga erinevat lähenemist ja palju aru sain, siis ikkagi väga palju mindi just see kampaaniatiim, kas teil oli see Linnamäe Riisalu, nende nii-öelda nägemusega peale, samas mingid klubid võib oleks tahtnud rohkem, et äkki oleks tulnud seal mida Reim Jaksalu rääkinud, et kuidas, ma ei tea, me teeme ja võib-olla tabatud seda nii-öelda neid klubide erisusi ei tabatud, ma arvan ära lihtsalt, et nad läksid liiga palju võib-olla ühesuguse vitsaga lööma, nad oleks pidanud seda kuidagi mitmekesistama seda lähenemist klubidele ja kuidagi paremini tajuma nende klubide meelsusi. Et ma arvan, mulle tundub, et seal tehti üks viga, kus oleks võinud saada rohkem hääli. Kas, mis mina eelõhtul ja terve hommikul mõtlesin, kas üleüldse keegi oleks suutnud Aivar Pohlakut alistada? Selles mõttes meil on olemas, meil on Eesti jalgpalli legend, kes on klubijuht, tema taga on Eesti ühed edutamad klubid, eks ole, Ralju ja Paide, tema taga on võib-olla siis äredante noorte asjade ajajad nagu Viimsi ja Velko, et sul on selline tugev kooslus koos, sul on majandusinimesi tiimis, sul on muid inimesi, tugevaid juhte, sul on põhimõtteliselt kõik olemas, eks ole, sul on väga kõva kampaaniameister või kampaaniameister, on kõik olemas, 34 häält. No see mõttes, et ükskõik ja siin need inimesed võivad siin öelda, oi, et Klaavani juba kogemusi ja see tiim on halb ja see bullshit, selles mõttes, et räägi perse, te valite nii selle Pohlaku. Ei ilma naljata, selles mõttes, et siin sa võid leida vabandusi, aga selles mõttes minu jaoks oli selge, et siin pole vahet. Siin oleks võinud olla Mart Poom, siin oleks võinud olla Urmas Sõõrumas, siin vahet pole, kes sa ütled, sa nii leiad vabandusi, miks me tahame Pohlakut jätkata. Seda jama ei ole mõtet ajada, et oi, et siin see taust on halb. Ma olen sinuga nõus, selles mõttes ütleme väga palju paremat tiimi või poleks võimalik kokku panna oldki ja kindlasti oli, nagu algus öeldi ka ju, see kui Klaavan kandideeris, et tegelikult on Klaavan Pohlakule väga ebamugav vastane, sest Klaavani taust ongi selline plekitu, põhimõtteliselt on olnud Eesti mõistes ideaalne jalgpallur, ta ongi seal, ma ei tea, Eesti seksikaim, Eesti seal tantsud tähted käinud, ta on põhimõtteliselt kõik, ta on avalik silmis ka ja niisugune nagu ilus valge leht, et ta on nagu ja ka võib-olla need debattide mõttes oleks olnud tegelikult ju Aivaril väga raske olnud Klaavanit avalikult rünnata, sest et otseselt pole kuskilt kinni hakata ja kui ta oleks seda teinud, tegelikult ta oleks ise endale jalga tulistanud sellega, et et oleks seal Veskimägi vastas olnud, kindlasti Klaavan või see Pohlak oleks saanud sealt kinni hakata, aga Klaavani puhul oligi tegelikult väga raske kuskilt kinni hakata ja samas võib-olla on ka see üks põhjus, miks seda debatti võib-olla ei tulnud, sest et sa otsest ei saagi midagi öelda vastu. Mina arvan, et seis oleks olnud tasavägisem, kui presidendi kandidaat oleks olnud Veiko Veskimäe. Arvad, miks? Sest mina kuulsin Pohlaku leerist väga palju seda, et tegelikult on ju Veskimäe president, me ju teame. No ei, see on ju ikkagi otsitud vabandus, selles mõttes, et see on nii Pohlak poolt, siis oleks Veskimäe olnud, siis on rõõdi, et see on mingi üldse jalgpallikaudu inimene kasvatab seal mustanahalisi Paides ja väga halb üldse oma staadionid on teinud kõik, on ikkagi ainult jalgpalliliidu armust ja me oleme nii palju vastu tulnud ja see inimene jalgpallis olnud ainult 10 aastat, ta ei tea mitte midagi, mina olen olnud 30. Ma võin öelda mingi... Ma olen Eigoga nõus, et see ei oleks nagu muutnud, pigem selles mõttes see Klaavani nimi kindlasti tõmbas mingeid inimesi, aga ta ei tõmbanud nagu piisavalt palju, et ma ei kujuta ette, võib-olla oleks kui tulnud võib-olla Urmas Sõõrumaa, nagu ütles Viktor Levaga, tuleks Sõõrumaa, siis oleks, tema on ärimees, tema teab. Ma juba võin öelda, et ärimees ta ei tea jalgpalli toive loogikatest mitte midagi. See mõttes, et sa jälle tulistab põhjaks, et see mõttes ma ütlen, et mul on tunne rohkem, et kui sa seda Klaavan, kui see ei meeldinud, et selles mõttes, et sa ütled, et Veskimägi on parem Veskimägi seal tiimis, selles mõttes seal tiimisid inimesed. Mina isegi, ma olen nii skeptiline nüüdseks, ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi tiimi inimest, kes oleks saanud näiteks 40 häält kokku. Ma ei tea, võib-olla ma olen loll.
võib-olla aga ei no selles mõttes ma olen sinuga nõus, et praeguse olukorra pealt nüüd välja mõelda mingi teistsugune tiim, teistsugune juht nagu ja et kes teeks parema tulemuse, ütleme nii, et hoo pealt ei tule ühtegi paremat ideed nagu vähe. Kes oleks, või tähendab, ma just niipidi Runner lehest räägi siis mulle, selgita ära, kuidas ta niimoodi, et Eestis 2/3 jalgpalliklubidest, lähme siis selle ametliku selle järgi, tegelikult võib-olla vähem, ütlevad, et meil on kõik hästi. Kuidas see nüüd nii läks, et ja avalikkus ütleb, et on halvasti, et kuidas see lõhe nüüd nii suur on? Väga lihtne, kõik muretsevad enda tagumiku pärast, kui viisakalt väljenduda. Mis oleks sellele FC hüpoteetilisele? Mis see suur pilt tal annab? Tal on vaja, et ta aasta lõpuni püsiks elus, võib-olla isegi järgmise aasta lõpuni ja nii edasi. Ja saaks vajadusel intressita laenu, mis on oluline, seepärast osad klubid saavad, osad ei saa. Nii, mis on ühele Narva Transile, mis see suur pilt annab? Ma küsin niipidi, et seal ongi see, et me võime rääkida, et me ajame kõik ühtsed asja, aga tegelikult kõik ajavad oma asja. Nähe, avalikkus vaatab seda põhimõtteliselt Eesti koondise mängu ja tahab, et võidaks rohkem, et seal tulebki käärid sisse nagu. Aga ei saa ju öelda, et meil oleks mingi kohalikus jalgpallist tegelikult mingi mega hästi, et ei ole ju seda, et okei, koondis, seda ei saa ju öelda, meil jalgpall õitseb, et siin noored lähevad mühinal välismaale, eks ole, ja akadeemiatesse ja meil oleks mingi normaalsed staadionid üle Eesti, no okei, ainus hea asi, mis on kindel, on hallid, okei, tore, aga ei saa ju öelda, et oleks ju väga hästi. Ja seda muidugi, selles mõttes ma olen nõus, aga mõtlen, avalikust huvitab kõige rohkem Eesti koondis. Kui Eesti koondisel läheb hästi, siis tundub, et jalgpall õitseb, Eesti koondisel läheb halvasti, siis tundub, et jalgpall on mudasen. Selles mõttes ma olen nõus muidugi, meie koondiste või klubidel läheb eurosarjades ikkagi pehmelt öeldes kehvasti. Meil noori kuskile tugevates välisklubidesse läheb, ma ei tea, loeme siin ühe käe sõrmedel neid kokku. Et selles mõttes muidugi meie jalgpallil suures pildis ei lähe hästi, aga näiteks rääkisin eile ühe inimesega, kes ei ole jalgpalliinimene. Ja siis tema ütles ka, et kuidas meil jalgpall hästi? Kas sa Norra mängu vaatasid? Koondis pani jumala hästi, kuidas meie jalgpall õitseb, kõik on super, et selles mõttes see inimeste see arvamus muutub ka nagu nipsust lihtsalt, et koondis tegi hea mängu, järelikult tehtud head tööd 30 aastat. Võtame natuke need slaidid ette, kus räägid, mis on tehtud ja siis räägime lõppu veel Laavanist ja Pohlakust, et võib-olla siia slaidid on hea. Seal oli minu lemmik osa alati, mis mina alati vaatan, neid slaide proovid kriitilise meelega vaadata, et mis on siis 4 aasta võidud jalgpallis, võib-olla ongi hea läbi rääkida, et koondised, ma võin siin ette lugeda, peamine on see, et võideti Balti turniir, jäädi sportliku loogika põhjal Rahvusliiga C-tasandile ja viidi läbi põlvkondade vahetus. Saadi 13 võitu, seal oli muidugi mainitud keda ja tabeli kohta ka ei mainitud. Ja mul lemmik asi noortekoodis, et ma oleme Euroopa 7 tõus ja woo! Let's go! See oli mul lemmik asi, et seal nagu ühte kohta. Vaadates lihtsalt toime loogikad ja mehhanismi, siis me oleme noortekoodised Euroopas paremad 7 tõusjad. Et kust, kuhu ei ole, aga see näitab, et oleme õigel teel. Ütleme niimoodi, nagu öeldakse, statistika on suurim vale, et eks lõpuks statistikaga ja numbritega ongi see, et kuidas sa neid parasjagu esitleda tahad ja mis nurga alt sa need suudad välja võluda. Ja muidugi koondises 13 võitu, seal oligi vist, et valikmängudes oleme võitnud Valgevenet ja Moldovat ja siis seal 13 võidu seas olid Rahvuste Liiga 4 võitu Malta ja San Marino ja et niimoodi need kokku tulidki muidugi. Et täpselt, kuidas sa nagu esitled seda. Aga see päris osav, see mõttes, et oli, ma nagu üldse ei vaidle vastu, selles mõttes, mina ka vana numbrit inimene, et ega kui seal vaatad, et tahaks nagu nii nagu näidata, aga kuidagi ülevast numbrid ei toeta, et siis tuleb ta teine lähenemine lihtsalt. Aga see mõttes ma saan aru, et see on jalgpalli inimest happening ja see peabki võib-olla olema positiivne või? Mulle jäi silma kõige rohkem hoopis see slaid, mis rääkis sellest, et kuidas on nii, et meil ei ole teletulusid. Meil on teletulusid, ma jõuan. Meil on teletulusid rohkem kui Lätil, Makedoonial, Kosoval kokku. Mitte siis, et Lätil on 2 korda rohkem. Aga toome sinna mehed, kes tõmbavad alla seda Läti taset natukene, et see oli hea slaid. Mis siin veel? Siis suuremad asjad, mis on, et 40 miljon läinud hallidesse või infrasse riigi ja seda raha, tegelikult on päris palju. Selles mõttes kiidame, et erinevad staadiumisse on tore.
ja siis on erinevad asjad, mis sinna tulevad Eestis, Tartu Sepast tänavastaadion, mis seletab Tammeka häält lõpuks, eks ole, et siin osad nagu, need on, ma olen päris skeptiline. Oota, loe veel, mis infrat kerkima hakkab. Väga hea, Tartu Sepast tänavastaadion, Tõrva murustaadion, renoveeritakse, Pärnu Kunstmuru väljaku tribüün. Opa, no võt seal ei ole. Ei pea enam seisma seal väljaku ääres, vaatame, inimesed seisavad. Türi kunstmuru vahetus, let's go, Runmix forever, Vistmari tänava staadion kunstmuru vahetus, no see on umbes jäänud 10 aastat hiljaks, sest et seal oma last sinna ei laseks. Hiiu staadioni valgustus. Millal see tuleb? See tuleb UEFA hat-tricki rahadest, siin me jõuame no kunstmuru vahetus, et noh, mida ta on? Ja siis, eks ole, aastal 2000, mis ta, või noh, ja hallid saavad siis valmis, et 14 halli on varsti. Et noh, pole üldse halb. Jaa, noh, selles mõttes mäletan kunagi nende Serbia treenerid, kes on Levadias olnud, see räägitud ka, et noh, kuidas näiteks sealt kasvab nagu mängida, meil siis kuidagi ei tule samaväärseid ja siis ta ütles ka, et seal noh, et infrapool Eestis on nagu kordades parem, kõik need muruväljakud, kunstmuruväljakud, meil siin kõike nagu on. Aga mis on nagu pahasti, et noh, ütleme, neil on vähe väljakuid, mängijad teevad seal mingi veerand platsi peal trenni, aga neil on kõrgharitud treenerid. Ja siis tuli siia, et aga näed, teil on need platsid, aga kus need treenerid on, kes neid siis mängijad kasvataks, et noh, ja küll me paneme nüüd need staadionid püsti, aga nüüd oleks samasugune raha vaja panna ka sellesse, et meil oleks need treenerid, kes nendel headel väljakutel siis meil mängijad kasvataks. Jah, mis siis veel on, sõlmiti siis uus telelepingute maht, mis oli huvitav, oli see, et see on asi, mis on kogu aeg kasvanud. See on selline väga kindel asi, et sa saad kasvu arvestada, aga näed, telemaailmist on selline, et on raha ei samaks. See on jalgpallis midagi uut. Et ei ole, see on päris suur, see on ikka mitmed miljonid on see koondise telerahad eelkõige. Noh, seal ikka sõltub sellest, jah, et kelle me seal nii-öelda valiksarjas vastu saame, kes see suur on parasjagu, kes tuleb siia. Et noh, ega muidugi kindlasti tahetakse alati ju Saksamaad ja Inglismaad, et saaks emma kumma, noh, siis oleks, raha tuleks nagu putru, on ju. Aga jah, ega selle ju teleturuga maailmas on ju ka see, et noh, kohati ikka tundub, et mingi lagi on nagu saavutatud, et ega siit ei ole väga palju enam edasi minna, mida ju kurdatakse ka spordis tänapäeval on see, et seda noort vaatajat tuleb peale, et see spordipublik ju vananeb ja kui spordipublik vananeb, siis ei saa see teleraha ka nagu väga tõusta enam. Võtame rahulikult, USAs on NFL elab. NFL, NBA, need teevad mingi 100 miljardit teevad lepingud siin hetkel. Kas see uudis, et sponsorrahadega teeb Jalkaliit Kossuliidul nii julmalt ära? Jalkaliit siis ütles, et järgmine aasta tõenäoliselt on ületataks miljoni piir ja samal ajal kõrval slaidis oli tegelikult on 940 000, aga no vahet ei ole. See on arvestatud on 940 000, aga tõenäoliselt miljoni, siis Kossul on, ma ei mäleta, mis nad ütlesid lõpuks 700 000, alla 700 000. Aga kas Swedbanki diil ei teinud neil siis nagu seda asja suuremaks? Ma ei tea. See nagu, see reklaamiti välja, et Eesti spordi, kus oli läbi aegade suurim alaliidu toetuse, midagi sükast. Ma ei tea, kus nad, ma ise mõtlesin ka vaadata, ma ei leidnud, minu meelest ei ole neil seda eelmise aasta arvanet veel üleval, aga võib-olla ma olin loll ja ei leidnud. Aga miljon pole ju paha, tegelikult selles mõttes me räägime küll, et siin on suured pahandused, venemeelsus, vähem rahvast ja siis, eks ole, tegelikult me vaatame, tegelikult on miljon tuleb sponsoritelt, et elu on miljon runner. Kui palju Robert Virves üksinda oma rallile rahu. võtab? Tema võtab sponsorraha ikka, ma ei tea, mitu miljonit just või? Rahu. Ei no päriselt. Ma tea, kas see oli Andres Vaheri reportaažis, et slaidid näitasid küll, mis on hästi, aga mitte midagi aga jah, et ilma kontekstid. Ma räägin, seepärast need on nii naljatud. Et räägime sellest, kus korvpall on. No korvpall on 200 000 eurot maas, millest sa aru ei saa. Ei, räägin, kust sportlikult on. Ei, no sportlikult. See on praegu rahast laikunnud, aru ei saa. Ja palju on noortekoondused, noortekoondused tõusnud Euroopas. Mis see näitab seda, kuidas me suuname seda raha ja kuhu ja kellele ja milleks ja noh, sa hat-tricki slaidini veel jõuad. Meil kokku ma öelda, kindlasti sponsorraha on kindlasti Eestis võimalik rohkem leida. Mõtlen sama see ralli näide on tegelikult ju see, et seda raha on võimalik leida. Kui näed rallil ühel tapil osalemine, ma ei tea, 6-kohaline number vist on, 100 000 vist. Sa lähed kohe Eigo ise ühele pressikonverentsile, kus ka rahast juttu tuleb. Et noh, ütleme, kui seal suudetakse niimoodi leida, et ühel rallil minna 100 000 sponsorraha, siis tegelikult ju kus on iga fucking mäng, iga nädal on mäng ERR-is, mis on selline asi. Et selles mõttes kindlasti ma olen kes selles osas on kriitikat teid, ma olen nõus, et see summa peaks olema suurem,
see võiks olla suurem, et noh, kogu eelarvest see on ju mingi, ma ei tea, suurusjärgus 5% vist on ju. Et noh, väga palju me elame ikkagi ju nendest UEFA ja FIFA rahadest, mis ikkagi moodustavad nagu suure poti ja telerahad ja asjad on ju, et noh, et kindlasti muidugi räägitakse küll, et kogu aeg tõuseb, aga noh, tegelikult ta võiks ikka arvestada selle, kuidas, ma ei tea, elukallidus, hinnad kõik tõusevad, see peaks ikkagi tegelikult suurem hüppega tõusma. Jah, et selles mõttes ja siis see oli ka naljakas, et meie Premium League arengut näitab see, et tagumised võidavad vähem punkte viimastust, et see oli nagu tagumised viimastust. Ja seal on need esimesed eurosarjas osalevad klubid saavad löövad vähem äravid ja võtavad vähem punkte kuuelt viimased, mis näitab, et liiga tase on hästi võrdne, mis minu jaoks on alati see, et kui ikkagi esimesed ei võida viimaseid ja saavad eurosarjast ka ruttuvad esimese ringis välja, siis võib-olla on äkki asi selles, meie tippklubid on kehvad. Ei no kokkuvõttes on see, ma ütlen, ma olen täiesti veendunud, et meil huvi kõrglia vastu tõuseb siis, kui meie klubid hakkavad Euroopas parem mängima. Siis on euromängud on need, mis toovad publikut kohale ja kui nad nagu stabiilselt mängivad Euroopas ja mängivad rohkem ja võidavad, siis tekib inimestel huvi selle vastu, et vaadata, kui nad koduliigas teevad, et noh, ma arvan, see on kindlasti me võime seda kogukonna juhid võivad seal, ma ei tea, rääkida, et küll meil on äge ja see ja too ja kolmas asi on ja, aga kui klubi hakkab, samamoodi kui Flora paneb selle alagrupi välja või Levadia või kes iganes alagrupi välja, selle klubi vastu, see on meedias huvi tõuseb, nendest räägitakse igal pool, nendest mängud saavad rohkem kajastust, seeläbi ka nende koduliiga mängud saavad rohkem kajastust ja läbi selle, lõpuks on seda sportlikku edu on vaja, et see rahvast tuleks ja ma arvan, see on kõige lihtsam ja loogilisem viis, kuidas rahvast staadionil saada. Ja siis rääkis ka abipresident Gerd Müller finantsolukorras, see oli küll kõige naljakam asja, et küsimus oli seal ju, inimene, kes vastab finantside eest ja siis ta vaatas paberid otsis, ma ei saa aru, ja siis pooled, jaa, see on Elva, ma tean küll, kuidas need asjad olid, andsime selle pärast sellise laenu, võtti rahulikult, ma ei tahaks seda öelda, aga Tallinna Talevile andsime samasuguse asja ja ei tahaks küll seda siin öelda, aga siin on nüüd nad ei makstud siin vahepeal, et kui te juba ise võtsite selle teema üles, et ma pean siin ju rääkima seda ja siis loomulikult tuli veel mingi lisaküsimus, et Müllerile kohe Pohlat lendas ise peale. See on minust võitis ära hästi jutu, kuidas see jalgpilliit toimub ja see, et üks inimene teab paremini kui selle asjast vastutada. Oli naljakas, mina näersin, see oli naljakas. Et seal põhilats, mis on, et kuidas raha tuleb, UEFA annab iga aasta meil 6 milli, FIFA rats ja riik 800 000 ja nii ta tuleb kokku see suur 15 miljonit. See vist on ka mingitel periood rohkem, äkki 17. See on päris huvitav, et seal oli UEFA, seal oli mingi ma ütlen, see hästi palju huvitav, mul iga aasta meeldib vaadata, seal mingi eeldatav see summa oli poole väiksem või hästi väike ja siis oligi see, et nad on, UEFA solidaarsusrahad on varem olnud liidu tulud ja kulud, et lihtsalt käib läbi nende, aga siis audiitorid ja UEFA ütles, et see ei ole ju teie kulu, te ei saa lasta seda näidata. Ja nüüd see kadus ära sealt, et nüüd 17 miljonist jäi alles siis ühtäkki 15. Sai mina umbes aru, ma võin nüüd numbritega eksida. Sa oled vana numbrimees. Ma olen vana numbrimees, ma pean puusalt. Aga mis see, räägis Ätriki rahadeks ka, see on mul alati hingel olnud. Ätrik on siis laias laastus annab jalgpalli, UEFA annab raha, ütleme miljon per aasta, ütleme 5 aastaks 5 miljonit, mida tavaliselt näiteks soomlased on meistriliigas staadionid üles vundsid, see on üldiselt kasutatakse infrats, Gerd Müller rõhutas ka alguses, et see ei ole infratoetus, vaid see on jalgpalli arendamiseks toetus, et see on väga oluline. Mõtlesin, kummaline täpsustus. Ja siis, kui sa hakkasid vaatama, kuhu meil läheb, meil eelmisel aastal, eelmine kord siis, eelmised 4 aastat, 5 aastat, vabandust, jalgpalli meditsiinikeskus ehitati üles, kiidame heaks, 500 000, sinna kiidame heaks. Siis on erinevad väikesed need Velto kunstmuru, Raplasse kunstmuru, 100 000 okei, Raja tänava allihitusse läks 1,5 milli ja siis 2 miljonit Lillerüla laenu siis maksti tagasi sealt. Mis ma öelda tahan, et ma sellised asju, mis konkreetselt jalgpalli suureks arenguks, hüvanguks on, ma ütleks meditsiinikeskus ja võib-olla siis ka võib-olla hallgaada, see mõttes, et meil me lattisime vanu võldu 2 miljoni sellest, mul see väga ei meeldi. See on see asi, mis peaks olema nagu kuludest teistest mujalt tulema, aga võib-olla ma eksin. Võib-olla tõesti eksida. Ja kuhu läheb, aga siin on vähemalt Lillega on ikka staadion, kuhu lähevad järgmised rahad, 5 miljonit
jalgpalli arenduks, sellest 1,1 miljonit varr. Kuidas see arendab, me paneme miljoni, me paneme sealt, võtame raha, mis meil antakse, lihtsalt arendan oma jalgpalli, palun. Ja mida tasutatakse reaalselt, nagu tehakse tavaliselt, tehakse infra paremaks, sellepärast see on see, kuidas sa teed oma jalgpalli paremaks, mul oleks parem staadionil käia ja võib-olla mingi inimene teeb lapsel, me paneme millisena varr jälle, no jumal küll, miks? 1,1 isegi. 1,1 miljonit. No ma saan aru, et see on ju räägitud, et muidu meie kohtunikud ei saaks üldse enam Euroopas põllule. Ja Jaanovitš, seal oli kuskil ka, Jaanovitš on kuskil UEFA lootustandvate kohtunike listis. Let's go, ma arvan, et paneme sinna, ma arvan, mis ta siis on, selline 400-500 000, et üks Jaanovitš üles kasvatada. Lähme. Ei no Varri maaletooja, kas mina ikkagi pean Kristo Tohverit, aga kus Kristo Tohver on? Tohver on... Teises kontoris? Tohver on mujal nüüd, seks, jah. Ta toob meile Los Angelesest medalid. Jah. Siis sellest 2 milli läheb noormängijate stipendiumitesse, mis on taaskord, see vana hea jutt Eesti jalgpallis, et me teeme ainult jalgpalli noorte kasvatamiseks, mitte publikule. Sealt makstakse kinni 1 miljon Hiiu staadioni renoveerimist, teist etappi, esimest ja teist, mis oli ka üllatus, selles mõttes, et see justkui oli ka ju jalgpalliliidu asju klattida, sest see on nende raha. Nüüd on jälle, võtame sealt UEFA arendamiseks võetud rahast sealt ja siis sa Alegotile paneme jälle 500 000. Võt, ma ei näe tahiks seda asja, et mingi uus asi tekkis kuhugi, jah? Jah, et reaalselt mul oleks kuskil parem käia, Hiiu staadion, ma saan aru, et selles mõttes see raha peaks minu meest toimda mujalt. Mina sain aru, et see Hiiu staadion saab korda juba selle skeemiga, millega A. Le Coq Arena Flora võlad kustutati. Aga see Hiiu staadion, mitte see valgustus ei pidanud olema linnarida või? Siis selgus, et seda ei saa, valgustus jäi vanasse kohta ja tribüün jäi samaks ja jah, et selles mõttes ma arvan, et vähemalt saab Hiiu staadion korda, aga ma ütlen, et 5 miljonist ma reaalselt näen seda, et veel, minul oleks midagi muravam teha, ma võtan väga isiklikult seda 0, aga 300 000 on taotlemises, ma ütleks, äkki tuleb. Sinna Sportlandile seinad, lihtsalt ma saan aru Sportland, ma seda sõna Sportland nüüd ei näinud üheski slaidis, see vist maha maetud see, et sinna saaks kunagi selle valmis saada. Müüri ümber ühesõnaga. Ja saaks müüri ümber, paneks seal lihtsalt seinad, et seal tõesti, et ei jäetuks ära pool aastat. Ei saa ma läksin väga täärgi seal. Muud ei olnud, et raha on tore, raha on palju ja kõik elab. Ei lõpuks seal ongi, natuke see mulje nagu jäi sellest hättriki rahadest, et nagu siis ütles ka, et täidetakse neid mingeid vanu auke või ühesõnaga, mis on nagu õhku rippuma jäänud ja mis mingil põhjusel pole saanud tehtud, siis saame nüüd see raha suunata sinna ja siis saame äkki mingi lõpuks valmis. Ja siis oli see Uiboleht esitas seda strateegia fondikava, seal liiga põnevat ei olnud numbrit. Ainus asi, mis silma hakkas, et Premium liigas peab mängud külastatavus aastaks 2030 kasvama 30%. Praegusega võrreldes või? Praegusega võrreldes. Mis on selline, see tähendab umbes 100 inimest juurde. Meil on 400, 30%, 150, ütleme 550. Aga piletitulu Premium liigas peab kasvama 240%. 240%. Et Kolder... siis tuleb hinnatõus on asja nimi. Ei, saad aru, see mina loen sellest Euro edu. Mina ei, Premium liiga piletitulu peab, sul on 30% peab olema rohkem rahavasti piletitulu minema siis... Et ei jaga enam tasuta piletid, jah? Jah, ma saan aru, et nüüd juhtub see, et kui on Levadial ikkagi on 3000 mäng, siis võib-olla on niimoodi, et äkki, ma ei tea, lähme hulluks, et 1000 inimest ostab piletid, ei seal võimelt. Et see number minu arust näitab, et jalgpallis on vist nendes publiku numbris on õhtu päris palju sees plaanis, et keegi piletit ei osta. Kui palju näiteks Kossus nüüd finaalseerias, kui siin kas siuksed mängud üldse jagatakse tasuta pileteid, jah? Ikka, seal on mingid koostööpartnerid ja asjad ikka saavad. Nemad muidugi, aga koondise mängul samamoodi mingid koostööpartnerid saavad. Aga see lõtsk on päris suur selle vahel, et palju on Kossus korvpall on suutnud hakata pileteid müüma. Jalgpall veel ei ole, et selles mõttes seal on, et on huvitav. Ma olen seda enne ka rääkinud, et istud seal 6 sõbraga, staadionil jõud õlut, saatad, mina läks pressikaardiga, see on kellegi partner, see sai kuskilt niisama tasuta piletit, see sai sealt ja see on üks, et ma ei tea, vipistan. Siis on selge ja see on lihtsalt puhul... Vähemalt sööd õlut, vaata see. Jah, amps elab ja õitse. Paned seal seda 20 eurost kannust jõud õlut, elu lill, vaata. Aga neil on midagi muud, see põnevat jalg, et ma ei tea, ma võin muidugi see strateegias, täst te tunnete siin mingit mõju, ma loen teile tark jalgpallirahvas, jalgpalliteadus ja andmeanalüüs. Ma loen see suur slaid, mis siin on uued asjad.
koostöö ülikoolide ja haridusasutustega, haarav mängupäeva korraldus, kaasatud kodukond, toimiv koostööraamistik, nutijalgpall, andmed digi, oskuslikud treenerid, kvaliteedistandardiga noortetöö. Jah. Nagu ma ütleks, et nagu koalitsioonileping. Nagu meenutab ära seda Klaaveni programmi, et seda digi, juhatus tuleb ka mingi IT-inimene, et selles mõttes, et nii heas kui halvas, et mingi kasu, ma arvan, sellest Klaaveni kampaaniast oli, et ma näen, et huvitav, kas see Birnbaum tõmmatakse üle ära nii-öelda siis? ja selle olid nad kindlasti ideid hankinud sellest kampaaniast, jah. Aga ma ei tea, kas selle strateegiadokumenti paberkujul ka jagati seal kellelegi või? Ma ei tea, me olime eraldi seal meediaruumis sinna, vähemalt küll keegi ei toonud seda. See on kuna, seal ei olnud, strateegiadokument on minu kui selle pealt oleks pidanud otsuse tegema, siis ma ei tea, 10 minutiga nagu väheks jäi, süvenemiseks aega. Ei, ma mõtlen, see on alles toores ja, aga ma mõtlen, seal numbrilisi asja oli, aga see võib-olla seal ei peagi, seal numbrilised asjad peab mujal olema, aga numbrilised asja oli vähe minu maitseks. Mulle ikka meeldib, et saaks võrrelda, et nagu nagu ma aru sain, see oli ka, kas see oli üldse, võib-olla seda esitles, aga kas see oli Maarjo Hansi minu meelest koostatud kogu see programm, et aga nii on elu lill, selles mõttes, et kui väga palju numbrilise eesmärk ei ole. Aga selles mõttes, et jaa, et ma mõtlen sama see, nagu sa ütlesid ka, et tegelikult ju samas ka Klaavan meil tegelikult viitas, et jalgpalliliit ei ole selles mõttes enam sama, nagu ta isegi tema kaotuse korral, et neid nii-öelda tema jutupunkte võetakse üle jalgpallis, ma arvan, see mingid muutused ikkagi selle võrra tulevad, mis oleks jäänud tulemata, kui teist kandidaati poleks olnud. Ja küll sellest lõhestamist on hästi palju siin räägitud, aga samas ma usun ka, lõpuks on neid punkte, millest Eesti jalgpall võitis tänu sellele, et oli 2 kandidaati. Et tagantjärgi ongi seda lõhestamist, vastandamist ka hea rääkida, aga ma usun, et mingis mõttes ta kindlasti oli hea. Et meil oli need 2 kandidaati, need ideed, mis Klaavan välja käis, nagu oligi näha, et nüüd Pohlak võtab ka üle või Pohlaku Leer, kuidas me päris nimetame. Et see on praegu lõpp. Loodame parimat, ütleme niimoodi. 2027 saab valmis Eesti jalgpalli voogidastusplatvorm. See oli ka võrev, õige see ja huvitav, mis see on. Ma pole ei kuulnud isegi. Ma ei ole ka kuulnud, kus. Ma olen kuulnud sellest väga algelist juttu, aga see peaks minu teada olema faasis, kus ei ole isegi nagu teada, kes seda teeb. Ma eeldan, et see tähendab seda, et Eestis osad mängud lähevad tasuliseks, ma eeldaks selle lause järgi, et kõik. Ole nüüd. Ma ei usu, see, et üks voorumäng on ERR-is, ma arvan, see on niisugune asi, millest kindlasti jalgpalliit loobuda ei taha. Aga need ülejäänud lähevad YouTube'ist äkki siis tasuliseks. Võimalik. Kui sa tahaksid raha korjata mängude pealt, siis see Flora Levadia mäng ongi see, mille pealt sa võiksid potentsiaalselt teenida. Mitte Pärnu Tammeka. Okei, jah, seda küll, aga ma ütlen lõpuks, ma arvan see, et see palju sa sealt pealt teenid ja või paned kaalukauseks selle, et mul on ERR-is nagu pilt, et kas see potentsiaalselt teenitav rahasumma on suurem kui see kasu, mis sa võib-olla sealt ERR-i pildist saad, ma nagu hetkel ei julgeks küll lubada. Seal ongi see, et kui juhtub see nagu eegots, et pileti müügitulu tõuseb 230%, kui selline asi juhtub, siis tõesti see voogedastusplatvorm, nii et kõik mängud tasulised võib hakata toimima. Enne kui sellist asja ei juhtu seda publiku numbri osas, siis ma nagu olen pigem skeptiline. Ja see oligi. Ja mis siis veel lõpus oli? Uusi liikmeid võeti vastu. Mida nii spordiklubi SK Spartak. Aga välja ka arvati kedagi? Välja ka arvati, ja need likvideerimise olevad klubid arvati välja ja see lõpp, oi. Ja saad aru, ma ütlen, et mulle see Poolak võeti vastu, kõik on ja siis mul mulle meeldis see raamatu küsimus. Mul see lõpp häiris natuke. Et kuidas plaanib juhatus vastu võtta põhikirja sätte, et kui keha ei tegutse jalgpallis, siis ta peab liikmete seast välja arvama. Ja lisaks ka see, et ühe inimese kontrolli all ei tohi olla otseselt või kaudselt rohkem kui üks klubi. Päris küsimus. Poolak ütles, me tegutsejad liikmed või mitte tegutsejad liikmed arvasime välja. Ja seda küsimus on, kas taalume ta seda, et MTÜ Kotka staadion, FC Viljandi, kes ei ole mitte midagi 10 aastat teinud, ja Pärnu, kes enam ei tee, ei, see selgus, et need on päris klubid. Need on päris tegutsevad klubid. Ju.
Neil kuuluvad mänguõigused. Ja selles mõttes, et kui seal on Viljandil kuulub Tarol Metsa mänguõigused, vist on see peamine küsimus, et seal ta liidub kuhugi, et sulle mingi summa tuleb ja see on tegutsev jalgpalliklubi, Pelle Pohlatul peab olema selle käel. Ja saad aru, ma vaatan seda, ma sain aru, et mitte midagi muutub. Mul natuke oli nagu lootust seda, et midagi nagu muutub, et vaatad seda programmi, vaatad seda, et IT ja natuke on ju ägedam need asju küll. Sa vaatad, sa kuuled, ei need asjad peavad jääma meid ja see mõttes, et kui sul ikka Viljandi pole tegutsenud, võtab vastu see Karol Metsa raha, viimased 10 aastat raha, kui tuleb. Võt see on ikka tegutsev jalgpalliklubi, kelle peab olema hääl. Okei. Ma meil saru ei saanud, Ei, ma saan aru. Nii on. Nii on. Et naljakas, et sellised asju, et mina mingit sellist murrandut ikka ootaks, et sellised asjad nagu raavad ära. Päris tegutsed jalgpalliklubid, et ongi, mille aga näed ju pärast seal pressikonversi Pohlaku rääksa, kuidas oli juba Pelle Pohlakul oli huviline, kes tahab selle klubiga toimetama hakata. No võt, õige. Et see mõttes, et nii on, ju siis on. Aga räägime pressikonverentsis ka. Räägime, mina seda liialt ei näinud, kuulsin järgi, liialt põnevat ei olnud. Kõige huvitavam on ikkagi, kes siis tõmmata sai? Keda Aivar pidas silmas, kui ütles, et keegi sai finantsilisest väga petta? Ei ma arvan, eks see oli selge viide ju Klaavanile endale, sest Klaavan ise on ju öelnud, et tema oli see, kes kogu selle ürituse nii-öelda kinni maksis. Ja siis, kuna tema on ainus, kes maksis ja keegi sai finantsiliselt pette, siis nagu ütleme nii, niidid nagu jooksevad kokku. Mina lugesin just vastupidi välja, et vihjet ikkagi oli teine rahast. Mina sain ka aru. Jah. No kes see teine oli, jah? Ma ei tea. See jääb saladuseks. Igavesed saada, igavest. No see peab olema, ma ei tea, kas oli siis mingi suur ärimees, kes tuli pani rahad taha või? No võt. Ei äkki seal toimus taustal mingid muid asju, Miks me mõtleme võib-olla liiga üheülbaliselt praegu, et me räägime sellest kampaaniarahast, aga aga samas mõtlen, oli ju mitmeid viiteid seal pressikonverentsil Pohlak tegi ju selles suunas, et ikkagi et olid mingid asjad, mida võib-olla Klaavan ei teadnudki ja tal seal tiim tegutses ja et Klaavanit ta milleski ei süüdistagi ja ta ilmselgelt ju kogu aeg, pigem ta nagu ütleme niimoodi, et Klaavaniga ta vastuolu ei üritas igas sõnas nagu vältida, pigem ta suunas oma kriitikat selle Klaavani tiimi suunas, eelkõige ilmselt siis Veiko Veskimäe ja siis ilmselt Tiit Riisalo, Taavi Linnamäe, et ilmselt need olid need 3 peamist kriitikasaajat ja küll ta nimest ei nimetanud neid, aga ilmselgelt see kriitika oli suunatud nagu sinna. Ja nojah, et rahaliselt pette, ma ei kujuta ette, kes siis teine võiks tema silmis veel olla, kes see oli, aga mind nagu see ainus asi, mis mind häirib, et nagu selline mulje jääb küll, et see oli väga halb, et oli vastaskandidaat. Et see mõttes, mul oleks reaalselt võitsid ära 68-34. See mõttes, et minul oleks meeldinud see sõnum rohkem, et tore, et oli rohkem arutelu, oli rohkem diskussiooni, me saime nagu päris valimised. Selle asemel oli, et see oli kõige halvem asi, mis nagu üldse juhtus, et nüüd lõhestati, et kontekstis tõmmati asju välja, kõik läks häbiväärseks, kõik oli halb, jalgpallipere polnud ühtne enam, vaat see aeg, kui on nagu üks inimene, vaat see on nagu hea aeg. Ja kui on nüüd teine aeg, siis see oli ikka täielik jama, vaat, et nüüd on nagu mingi poliitika, et on 2 kandidaati, õudne. Vastandumine, vaat. Et see võttes, mina ei saa sellest loodikast aru, et see võttes, et Aivar võitis ausalt, ma olen väga respekt, ta väga selgelt võitis, 0 sõna, tähendab, ta teeb head tööd, aga kuidas sa saad öelda, et see, et oli 2 kandidaati, oli nüüd väga halb, ma sellest ei saa aru. Ma nagu selles mõttes olen sinuga nõus, et see 2 kandidaati ta oli ikkagi pigem nagu selles mõttes hea, et me nüüd saime mingi uusi ideid, sama see kogu see digivärk ja IT-lahendused asjad, et ma usun, et need tulevad ja lähevad, aitavadki meie jalgpalli edasi. Samas see algusest peale oli juba see vibe õhustus detsembris, et oleks parem, kui ei oleks seda teist kandidaati. Ja see on täit jama, ma ei saa aru sellest. Ma võib-olla loll mees, mul meeldib demokraatia, ma ei ole päris sellise ühe sellise tsaari poolt, et mulle meeldib, kui tuleb kokku, räägitakse, saab targemaks, on ei. Et selles mõttes jah, see nii-öelda see ju hakkas ju kohe esimesest pressikast peale, kui Klaavan ütles, et tema tahab tuua avatust ja siis kohe Aivar tuli ju vastu, et mis mõttes ei ole avatud, ma olen väga avatud, ja siis põhimõtteliselt kohe hakkas pihta see, et ütleme siis moodi, ma ei tea, vastandumine kohe hakkas pihta tegelikult,
et mis ma oskan öelda, tegelikult oleks olnud ju lahe, kui oleks olnud need debatid, kõik need arutelud, kõik need asjad. Ma toon selle Krossu vaata näite, Kross ikka raatas väga palju sellest, et mitte Priit Sarapuu, nii oleks võitnud, sama asi, nii oleks võitnud, kõik on rahul, aga mingid selline avalik debatt mingitel teemadel tuluks ära, ma ei tea, et kuidas me suudame hakata halle tegema, mis me teeme, arutame, kuidas raha lükata, mis teha. Et tegelikult korvpallis oleks sama asi oleks olnud, hääl oleks 10-1 võitnud, vahet ei ole, või mis osatalud on 3-1, et oleks võitnud, tore, aga tegelikult jäi puudu. Ja samamoodi jalgpallis lõpptootjatest tuli kandidaatele debatid jäid ikka puudu. Raske elu. Ei tõesti, raske elu, jaa. No ütleme nii, et oska selle tarka öelda, et nii oli ja nii läks ja Klaavan on lubanud, et püssi pöösesse visata, tööd tehakse edasi, ollakse opositsioonis. Mitte opositsioonis, seda... No okei, jah, mitte opositsioonis, aga lihtsalt selles mõttes... Nad ise ei kasuta seda sõna, seda ärme pane neile suhu, et... No ütleme teeme nii, et nad ikkagi tahavad siis nii-öelda jalgpallilise jõuna nagu alles jääda ja Klaavani otsesõnu ei lubanud, et 4 aasta pärast on tema see, kes kandideerib, võib-olla on keegi teine, aga samas ikkagi tahavad seista selle eest, et mingi jätkuvalt muutused toimuksid. Jah, et see on huvitav, kas järgmine aasta keegi kandideerib vastu? 4 aasta pärast. Või 4 aasta pärast, jah, 4 aasta pärast. Veskimägi ütles, et tema ei ole see inimene, riigimärkide järgi tema ei ole. Ma ei tea, Klaavan viitsib uuesti. Ma loodan, et nii-öelda opositsioon, et see halb sõna, aga pigem on hea. Et ma arvan, et selline lihtsalt vastandumine, ma tean, et see on väga halb, aga ma ütlen, et jalgpallis võib-olla see vastandumine on selles mõttes ikkagi hea ka sellise, üleüldse sellise suure pildi poolest. No samas mõtlen ka, et keegi teine, praegune olukord näitas, kui suure mahuga tööd ära tehti tegelikult Klaavani tiimi poolt, kogu see, palju seal raha magam pandi, palju seal inimesi kokku koondati. Jaa, aga kas seda oleks pidanud tegema? Jaa, aga mõtlen kokku, et see ongi see, et selles mõttes see näitas ära selle, et isegi niimoodi tehes sa ei saanud isegi mitte lähedale. Et kas see võib-olla mõnel, kellel oli seal peas väike mõte, et äkki prooviks ka, ja nüüd nägi, et nad pandi siuke maht alla ja ikka mitte midagi. Et kas see pigem, ütleme, järgmistel potentsiaalsetel tõmbas juba eos selle tuhi maha. Ei, Klaavan oli just ju ideaalne kandidaat. Ta lasti ikka selles mõttes sõela põhjaks mingites asjades ette. Ma ei näe, et Reeri uus tuleks ja üritaks ja tahaks ja viitsiks. Et pigem peaks olema, sama see kooslus peaks kuidagi edasi minema, võib-olla proovima mingi teistsuguse lähenemisega, olemegi võib-olla oma sellised tegudega kuidagi rohkem eeskujuks ja näitama, mis ja kuidas. Võib-olla see sütitaks rohkem, kui 4 aasta jooksul kuidagi pannagi mingid asjad toimima, sama see 4-5 klubi see noorte projekt on ju, kui see asi läheb väga hästi käima, väga suureks läheb, mängijad hakkavad välja minema, meie jalgpalli tase tänu sellele tõuseb, on ju, ja siis inimesed vaatavad, kurat, super värk, mida tehakse, on ju, ma arvan, kui mingi siuke asi võiks olla, mis äkki sütitab, on ju, see minu lihtsalt mingi idee peas. Mulle tõenäoliselt sa oled joonud. Täna ja eile mitte. Mulle tundub, et Madis on meist kõige värskem üldse. Jah, tundub küll, jah. Aga ma ei tea, mis... Aga ega Kalevi esiliigasse langemine sellele just kaasa ei aita. Jah, selles mõttes küll. Paide euroedu võib jälle aidata. Jaa, mõtlen, ongi täpselt see, et ma arvan, see niisugune sportlik edu, samas mingi niisugust, et ise suudetakse veel mingi infraprojekte teha, kuidagi oma algatuslikult mingeid suuri asju, ja kui neid edu saadab, siis ma arvan, see võib päris mitut niisugust klubi kuidagi mõjutada või sama see noorte klubide koostööprojekt, näiteks tuleb sinna veel mõned klubid juurde, tekivad sellised, ma ei tea, suuremad liitlassuhted on ja ma selle pealt näen, et võib-olla võiks tekkida see, et 4 aasta pärast proovitakse uuesti, aga see, et tuleb kuskilt mingi täiesti uus vend, täiesti uue tiimiga. Raivo Nõu, jaa. Sinna kunagi Joel Lindberg ütles ka, et ta siin tuleb üks aasta, et paneb Aivari siin kahvlisse. No ei. 4 aastat on ühtpidi lühike aeg, aga teised päris pikk. Et 4 aastat tagasi me ei osanud ju arvata, et Ragnar kandideerib. Ei, muidugi 4 aastat tagasi mingi jalgpalli veel ja siis, aga samas ütleme nii, et oli tegelikult juba aastaid tagasi tunda või näha, et kui keegi kuskilt tuleb, siis võib-olla tema, sest pigem räägiti Veikost. No, räägiti jah, aga samas ma ütlesin ka, et see ütleme, see mingid inimesed juba ju ette juba nägid ka seda, et Klaavan on väga ebamugav vastane Pohlakule.
see on see, mille peale nagu ikkagi algus nagu rõhuti, aga samas kuidagi ongi sama Pohlaku see nii-öelda meediapildis kadumine kuidagi selle Klaavani ebamugavuse tema jaoks kuidagi nagu nullis nagu ära ühesõnaga, jah. Jah, huvitav rahast, ma ei tea, edasi ei ole nii midagi. FC Toompeast ei räägi. FC Toompeast, selline, inimesed jäävad hiljaks. No ta jäänud 5 minutit hiljaks, ta jäi ikka Madis ütles selle peale, et kui hääletati tagasi, et võivad ikka sisse tulla, et munadega mees. No jah, aga lõpuks oli, ütleme, see oli nagu muidugi seal räägiti, et et on 50-50 ja huvitav, kuidas läheb, ja kui Aivar selle ettepaneku tegin, see oli selge. Ja siis oli jah. Siis on selge, et see on tegelikult valimisi toimu ja ta on kindel võitja. Et mul kadus igasugune kahtlus selle hetkega nagu ära. Ja see oli huvitav. Et siis ma olin kindel, et seal see kuni 70 häält, millest ta räägib, et see ongi reaalsus, et siin ei ole mitte mingit küsimust. Aga kuidas ta sellest nii kindel sai olla? No kuidas sa saad olla veendunud, et inimesed ei pööra sulle selga? Ei, no see tähendabki, et klubid näevad asja, et kõik on hästi. Ja see on väga lihtne. See meie vaatame siin, mina lähen sinna Sportlandile ja külmetan ja ma Eestis ei ole ühtegi normaalset staadioni, kus jalgpalli vaadata, olgem ausad, sest mingi ühe tribüüniga rõtratsid enamasti, Rotor enam, mis on liiga suur, et mul pole kuskil jalgpalli vaadata normaalselt, see on täis savi. On täis savi ja see, et Eesti klubid eurosarjas kaotada, on täis savi. Ja see, et meil noori ei kasa äredeid peale, on täis savi. See on savi, tegelikult kuskil klubide meelest läheb hästi ja siis läheb hästi, et helge tulevik paistab ja kunstmurud UEFA ja tähendab, sa tead, et saad sealt jalgpalliliidust, saad intressit laenu ja sa saad endal kunstmuru ja kõik on hästi. Et meie asi ei ole siin, lihtne ei ole siin vaielda, on jalgpallis kõik hästi. Ei, lõpuks ongi see ju, et meie ju ei näe niimoodi nendes klubide sisse, meie ongi täpselt, ma ütlesin ka, et tavainimene näeb seda suurt pilti, näeb seda koond, nemad näeb peamist koondist, Eigo näeb siin Premium-liigat ka, ja Euroedu ka, ja Euroedu puudub igal ühel on, vaata, see on see asi, mis on võib-olla see, et igaüks näeb, siis Jenny näeb lapsevanemana, eks ole, et laps käib treenis, näeb seda, mina olen võib-olla rohkem Premium-liiga poolt, Jenny on koondise poolt, Jenny on 4. asja poolt, Jenny on, eks ole, häda ongi selles, et sul polegi kuskil kinni haarata, et selles mõttes, et näiteks ka kampaaniat tees ma olen mõelnud, et millele sa rõhud, tegelikult igal pool natuke lodiseb. Sa ei saa öelda, et Eestis on mingi asi väga hästi. Ainus asi, vaata, mis oli slaidide põhjal oli hästi, oli kohtunike roin. Et ainus asi, kus öeldi, näed. Rehpall Põhja-Ameerikasse. Jah, rehpall ja meil kohtunike, meil kõik asjad, sa ainus kohtus öelda, me täitsime kõik eesmärgid ära ja ületasime, et sellega on hästi, oli kohtunik. Et laias laastus ainus asi, kus viimasel 4 aastal oli hästi, on kohtunikud, olgem ausad. Varr ja kõik asjad. Igal pool mujal lodiseb ja sa ei saa kampaaniat, sa ei saa tegelikult, sa ei ole usutav, et ma nüüd uued inimesed teeme kõik asjad korda. Sa ei saa, sul on igal pool on rätt ja sa ei saa, tegelikult on see ebausutav ka, et uusi inimesed teevad kõik asjad korda. No muidugi. Ma mõtlen lõpuks on ka see, et mis mulle tundus, jäi mulje, et sama see Klaavani need PR-inimesed asjad, nad läksidki igal pool ühe mütsiga lööma, nad ei tunnetanud seda nende klubide erisust või klubide erinevaid probleeme, klubide erinevaid nägemusi, klubide erinevaid, ma ei tea, soove, seal igaüks on ju, seal ongi 102 klubi hääletus, on hea küll, seal võib-olla 20 maha, aga circa siuke 70-80 inimest, kellega oli vaja suhelda, igal ühel on oma mure, ja kui sa lähedki sellega peale, et me teeme paremaks, aga näiteks mul on siin, ma ei tea, kui detailid need jutuga mind, aga lõpuks ma arvan, seal lihtsalt nad ei leidnud paljudel lihtsalt ühiskeelt või nad ei saanud nendest klubidest lõpuni aru lihtsalt. Ja me teame, üks inimene teab kõiki neid muresid hästi. No, täpselt. Ja nii ongi. Ja tema teab, ma arvan, ongi, et Airpalliinus on, et sa võtad kuskil suvalise Põlva lootuse ja sa tead, mis on nende mured, mis nad tahavad lahendamist, et sinna võib-olla sa ei saa minna jutuga, et me ütleme, natuke liiades, sinna võib-olla neid ei huvita see mingi treenerite koolitus ja see jutt, äkki neil on sellega hästi, on ju, nende mure on üldse, eks ole, ma ei tea, võib-olla staadion, on ju, ja teise mure on see, et treenerite palgad on ju, sinna sa pead sellega minema, et see ma arvan, et on. Vot. Oota, mis klubid need välja arvati? See legionäride ühendus Kohila püsivus. Miks ta välja hääletati? Ta oli ka, likvideerimisel klubi oli ta. Likvideerimisel klubide hääletab. Alles oli ju suur teade, et Ott Tänak hakkas Kohila püsivuse toetaja. See on teine püsivus. 2 püsivust on? Jah. Meil on 4 Florat, miks või 2 püsivust. Ei, need on erinevad juurkäed, mingi vana juur. See oli seal, isegi välja vaata, kas see, igatud see, mis välja arvati, 3 likvideerimisel klubi kõik olid nii-öelda Pohlakuga otseselt või kaudselt seotud, seal oli Tõnu Sirel ühel juhatuses ja et selles mõttes need olid jah, nii-öelda need likvideerimise klubid, mida siis nii-öelda nende kuudega jõuda ära likvideerida
mis tegelikult oleks võinud veel eile hääletada, aga keegi neist ei hääletanud. Ja siis mõtlen, üks klubi oli veel, mulle praegu äkki on mingi treenerit ühendus, mingi suva. Ei, see oli ka, aga kokku oli neli klubi oli, kes välja arvati. Legionäride ühendus. Mäletan ausalt. Ei, no selles mõttes vahet ei ole, minust oli 3 ja minust see viimane treenerite ühendus ei olnud rohkem. No igatahes need kõik 3, kes on likvideerinud, kõik 3 arvati välja. Ja ei hääletanud ka, mis on oluline, jah. Et see oli... Ja nad ei hääletanud ka, jah. Ei, aga kui kokku võtta kogu see detsembrist kestnud happening. Tegelikult oli päris nagu vahva kajastada ju. Natuke tüütas ära, mind on võib-olla... Ta läks jah veits pikale, selles mõttes ma olen nõus, et see sellepärast läks pikale, et seal neid debatti tulnud. Ei, ta läks ju pikale sellepärast, et Aivar lasi seal pikale minna. Tegelikult oleks pidanud ju aprillis juba otsad kokku tõstama. Ja see on võib-olla variant, et natuke... See 6 kuud oli kampaania ise... Aga ei, ma ei taha vastanduda. Jah, kampaania ise... Võtta kokku ennast. Et kampaaniat ise võib-olla on alustas liiga hilja, et ma ikkagi olen, et võib-olla selle poole aastaga jäigi nagu rääkimiseks, arusaamiseks jäi vähe. Aga meedia mõistes oli seda pool aastat läks liigi intensiivseks võib-olla. Et seal mingid asjad nagu pahandusi tuli nii palju, et sellised Fischerid ja need asjad... Need pahandused olid ka sellised tihtipeale, et jälle mingi sõna vastu ja seal oli natuke seda... No ei ole mingit sõna vastu. Mingid olukorrad olid ikka. Seal on jama, no ära atta. Sama see, et kes oli see viimane, see Õhtulehest välja tuli see, et lubati see karistuse lühendada, seal oli täpselt see, et mõtlen, see oli sõna vastu olukord. See oli sõna, aga see ei olnud lugu, see oli podcast, see oli teine. See oli kuulu jutt. Jah, aga lõpuks mõtlen, oli ka sellised, muidugi oli ka neid, mis reaalselt tööle vastu, ma ei ütlegi, et kõik olid sellised. Aga minu arust need pahandused oli nii palju, et need kuidagi mattusid ära ja need ei muutunud siis suureks. Ja ühtegisugust nende väga suurt nagu ei olnud ka nagu, jah. Et selles mõttes, nii on. Ma teeme kiire 5-minutilise eurosarja plotti ka, sest paljud inimeste jaoks on eurosarjade mängud kõige olulisem sündmus Eesti klubi jalgpallis. Ongi? No nii, ma lihtsalt ennustage siis mulle ja öelda miks ka. Runnar, kas meistrite ja esimese eelringis läheb edasi Tallinna FCI Levadia või Rigas Futbola Škola? Rigas Futbola Škola. Kas Levadial on võimalust pigem see eelmise aasta RFS, mis on sama nagu selle aasta RFS, mis on siis sama nagu eelmise aasta RFS, kas on üldse varianti? Ei, ma arvan, et see läheb tasavägiseks, aga mis eelarve oli RFS-il, ütle mulle? Ma võin sul kohe öelda. 10,4 miljonit. Ja mitte eelarvet, ma ei tea. Mängijate turuväärtus oli 10,4. Ma arvan, et lõpuks ikkagi raha paneb asjad paika. No seal ongi minust ju, kuna mingi aeg tegin Läti klubidest pikemat ülevaadet, siis oli ka see, et see eelarve oli ikka siuke, nad oligi siuke üle 10 minu meelest ja siis oli ka see, et nad on tegelikult Baltikumis, Kaunases, Algiris ja Kossu klubi järel nii-öelda rahakuselt teine klubi üldse kõikide spordialade peale kokku siin meie nii-öelda Balti vabariikides. Et jah, kui sealt Levadia tulemus ära võtaks, ma arvan see, hea küll mõtleme küll, Läti meister, mis seal ära pole, aga tegelikult klubi mängis Euroopa liiga põhiturniiril, pani Ajaxile ära. Me siin, ma tuletan meelde, osad inimesed tahavad hirmsast Balti liigat, et küll oleks tore ja siis me samal ajal Eesti ja Läti klubid lähevad kordusse, pole lootuski. Ei no, aga ei ole ju. Ei no selles mõttes, ütleme, kui me peaks andma mingi protsente, ma arvan, on Levadial mingi 5% edu lootus. 5%? Let's go! Ei no, sa pakuks rohkem või? Ma ikka natuke rohkem. No palju 7 või? 5%. Ühel juhul 20 siis võidab Levadia. Jah, okei, päris. Okei, no üks 10. Ei, hilja juba. Lutrus. See on väga hea, mulle meeldib selle. Nõmme Talju tohtub Albaania klubiga Tirana Partisani. Nüüd me räägime oma konverentsi esimesest eelringist. Kas Kalju läheb edasi? Mul ei ole usku. Ütleme nii, et Kaljusse rohkem usku kui... Levadiasse. Kaljul on huvitav, see Kalju pole mingi 5 aastat käinud Eurosaar. Ikka siin tunne, et Kalju on vist juures Eurosaarist mängib hästi. Mängibki hästi, jah. Uus treener, kõik mängijad on erinevad. Kuno Tehval on uued ägedad prillid, kõik on muutunud. Ja nüüd on selline kõik ja ikka on uskuvad. Ei nagu ütleme, Levadia puhul on ka see, et hea küll RFS tegi ju mullu kõva hooaja, aga teine on see, et Levadia tänapäeval ei olnud ka veene võin. Et see on nagu pigem suurem mure isegi, et kui nad siin selle paari nädalaga mingit ümbersünde ei tee, siis neil on juba eos sellepärast raske. Kalju puhul on... protsenti mulle väga hea. Kalju puhul muidugi on pluss on see, et Albaania klubi tuleb suvepuhkuselt. Et kui siin Riias ju ka hooaeg käib ja on meiega samas staadiumis, siis
need Lõuna-Euroopa klubid tulevad ja kõik niimoodi siia, tulevad suvepuhkuse pealt, neil on vähe mängupraktikat ja see on alati nagu meie võistkondadele teatav eelis, noh. Teine muidugi mure on see, et kui me siin Albaaniasse lähme, et me see 40 kraadigas ära ei küpse nagu, et ma pakuks siuke 40 isegi Kaljule. Let's go. See on nüüd huvitavam. Tallinna Flora kohtub Reykjaviki Valuuriga. Mulle väga meeldib see võrdlus Eesti-Islandi klubide võrdlus, noh, see mõttes lihtsalt, nad on kuidagi korrad käinud, korrad on loosis kokku sattunud. See on hea võrrelda aastate jooksul. Mina vaata Uljapaine see 50-50, aga noh, tegelikult vaadates ajalugu, kuidas Eesti klubid nagu peaaegu eranditult on saanud tappa kurvemalt või vähem kurvemalt, siis nagu võib-olla see 50-50 on ikkagi natuke kuljas, aga võib-olla ei olegi. Mina pakkus isegi, ütlesin 55 Florale siin. No. Aga noh, puhtalt selle pealt, et mulle see Vassiljevi pigem sellise pragmaatilise mängustiil Euroopa kontekstis nagu sümpatiseerib, et kui siin näiteks eelmine aasta ka ju näiteks Levadia läks seal Torrese käel Horvaatide vastu ikkagi nagu liiga uljalt peale ja seal tuli nagu kohe tupp ära ja lõpetati see asi meie jaoks ära. No samamoodi kui ju Levadia omal ajal Islandil käis, noh seal ka ju... Ei no selles Valur ei ole mingi liidersait, ta on Islandi 4. Kui sealt ka nagu reaalselt pähe saame, mis asja, see on ju mingi... Meil on pool Florat on Eesti koondis. Meil on, ma saan aru, okei, seal on hädad, et Kolobov, noh okei, ei ole maailma parim keskkaitse, ma olen nõus, selles mõttes, võib-olla äärekaitsed on noored, ma olen nõus. Ja lihtsalt Vatteri norivis, et see Grünwald on nagu on. siis noh, üldiselt ju, noh, mina on ikka seda, et Flora on pool Eesti koondist ja ta peaks Islandi satsi ära võtma. Aga ma saan aru, et tegelikult see ei ole reaalne soov, seepärast, et Island on... Ei no jah, aga samas, ütleme, ma räägin Islandi jalgpallist, on kõva kõik... Islandi koondised mängid kõik välismaal, ega Islandi klubides ju... Seal ei ole, isegi B-koondises ei ole ühtegi kohalik. No täpselt, et selles mõttes ju, noh, kui meil on A-koondis mehed Floras, siis neil on seal, noh, mehed, kes ikkagi, no, mõned käivad seal tööl ka ikka, ei ole nagu puhta profid, et noh, selles mõttes ikkagi... Oota, kas me Flora järgmist vastast teeme ka või? Teame küll, aga ma ei tea seda. Ma võin sulle vaadata. Kokkus ma arvan ikkagi see, et noh, Flora ei tohiks oma mentaliteedilt ka sellele mängule outsiderina minna, nad ikkagi peaks minema nii, et noh, meie läheme ja tahame seda seeriat ära võtta. Ja ma ütlen sama see tänavuse Flora see mängustiil, noh, pigem selline pragmaatiline võiks nagu sobida, et ei lähe liiga hurraaga neid islandasi murdma seal, võtame rahulikult ja ma usun, et seal on võimalus. Rahulikult ära. Järgmises ringis on Kauno Zalgiris või Benibont. Benibont, see on Velsi sats Benibont. Ma ei oska hääldada, ma olen teil lahti. Täitsa nagu mängitav. Jah? Ei, lahedad vastasid. Aga see Valur, kas sina oled ka, et Flora on soosib? Ikka, jaa. Võtta optimistid. Ma ei tea, mille pealt. Florasse usume. Ja Paide linnameeskond. Bruno McPice, let's go, Gibraltari sats. Äge, ma loodusin, vaatasin mõtled. Noh, Gibraltaris, et on ju mingi vennad, käisid joomas Bruno selles, vaatasid, teeks klubi. Tavai, hakkasid teisest liigast tulema, vaat, Mad Pies on siis, nüüd asi näite meelde, sa jätame tegema klubi pohja. Ja see on ju mingi arvestas sats, vaata, eelmise aasta. Ja noh, 10 aastat tagasi juhtus ei ole see, et aastal 1900, vaata, vaid alles oli siin, vennad olid kordu, umbes mingi karslus tuli, vaata. Miks te nii kaugele jõudnud? Ma ei tea, kurat, me Gibraltaris sats on, mine perse, meistriga sats. Ja saavad siin Eesti klubid kokku, paned jälle võrdne võrdsega. Ütleme nii, kui sealt Paide edasi ei lähe, siis noh. Ei, see on pettumus siis. Siis on Vova Vassiljev vaid minna. Ma ei tea, kas seda aeg... Ma palju kedagi, tahaks vallandada kedagi juba, vaata. Ja. Ei no, ütleme, noh, see peab edasi minema, see oleks nagu ikkagi jama, kui sealt edasi minda. Arvestades seda, mis meie klubide reiting seal Euroopas on ja et siin Flora see Aragrupi turniiri punktid kukuvad siin ka paari aasta pärast ära. Ei no meil on ikka nagu jama majas, meil on seis on ikka pehmelt öeldes seal sammuses, kui me nüüd siin punkte korjame hakka ja selle, ütleme, punktide seisukohast oleks hädavajalik, et Paide võidaks mõlemad mängud, mitte see, et ma ei tea, kodus võidan 2-0 ja Võõrsil kaotan 0-1, sealt on vaja 2 võitu võtta ja ilma igasuguse jututa nagu, jah. Ja siis peale seda peaks tulema, kui me edasi lähme sealt edasi, siis tuleb tegelikult päris kõva matš, et AIK tuleb vastu, kes on tõenäoliselt Skandinaavia kõige kõvemate fännidega äkki. Mitte kõige kõvemad, ma arvan selline ikka Stockholmi tervi seda mängu Pärnus vist ei tee või? Jaa, ma arvan, et ilmselt ei ole pointe, et siin ikkagi siin on ju see variant, et äkki satuvad Flora ja Paide mängud samale päeval näiteks.
nojah. siis on ikka jamad. Aga samas annab ju neid mänge, mis ka Minu arust nihutada. ka on nihutatud ka, et üks on kolmapäev, teine neljapäev siis, et üks teisipäeva peale minu toodud. meelest ei saa. Konverentsiliigas ei saa. Konverentsiliiga saa. seal on minu arust üks kuupäev riigil. Et selles mõttes on väike oht on, et peab Kadriorus saab teha vajadus. See oleks ka fun. No kokku, et ütleme nii, et Paide tegi Kadriorus eelmine aasta ju. Ei, Pärnu. Kui nad mingi mändu tegid, ei teinud. Kalev mängis. Kas nad siis Jarnanit ei võitnud, aga võib-olla mäletan valesti. Vaetal. Kuulge, aga teeme promo ju kohalikule liigale ka homme. Tippmängud, heategevuspäev, Levadia, Kalju, seal on auctionil erinevad asju. Kristjan Rullamäe särk. Seal on ka Robert Lewandowski särk. Sealt radatu turutad. Originaalautogrammiga. No. Ja Paide Flora. Paides. Oi, see on ju. 14.30 on esimene mäng ja kell 7 on... Ei, jah, 7 on teine. Topeltoor! Super Sunday! Ei, no see need on näiti ju 2 mängu ongi, toodi 20 voor toodi ette poole, et euromängude pärast. Mis on homme? Mõtleme siis ilusa Super Sunday, mis see lõbus laupäev või? Lõbus laupäev. Lustakas laupäev. Lustakas laupäev, let's go! Tule tund sai täis, see ei ole õige. Tehkime siis öelgem nüüd... Lõika maha midagi. Ei. Sa saad hiljem Eerik Lillet noomida, sest sa ratsusid mikrofoni, ta ütles, meie tuul sellise mees ütles, et ta ei saa aru, miks kõik inimesed korravad mikrofoni näperdavad. Ja vaat, Gunnar korravad näperdas mikrofoni. Ma ütlem ka seepärast, seda ei ole kuulda. Eerik kuulab seda lõppu ja siis ma ütlen, ma kohe nimme lasin Gunnaril mikrofoni näperdada. No okei, öelge siis kuulmiseni ja siis ma panen tunli. Kuulmiseni. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.